Jou! Jou! Ma sõidan. Ütle jou. Jou rahvale, mitte sinna. Siis ma rohkem ei kiusa, kui sa ütled jou rahvale. Jou rahvale. Vaata kaamerasse. Jou rahvale, palun. Palun. Ma sõidan sinna. Okei. Jou rahvale Eku poolt ka. On aeg alustada uue vlogiga ja Eku on nii elevil, et me hakkame filmima uut videot. Ja täna on 27. juuni ja reede. Ja me oleme roadtripil. Me läheme reisile. Me läheme Lõunamaale. Tegelikult on nii, et me oleme praegu Leedus. Me sõidame Danski, kuidas sa hääldad seda? Dansku. Sinna läheme Poola siis ja me oleme nüüd rohkem kui pool sõitnud. Meil on jäänud 443 kilomeetrit ja kokku oli sinna mingi alla 1100 natuke või? Me lähme siis sinna põhimõtteliselt nädalavahetuseks ja täna on reede. Ma olen isegi tööl käinud, täna ma käisin niimoodi, et ma pidin kella 8 öösel minema tööle. Olin natuke peale kella 6 ja sain töölt ära ja siis me startisime mingi 7:30 või? Ühesõnaga suht vara. Kust meil siuke mõte tuli või ma ei tea, Poola tundub nagu selles mõttes nii random valik, et miks me läheme Poola. Aga see nädalavahetus ma pidin minema enda sõbranna Brigittiga Riiga ja selleks, et see nädalavahetus vabaks saada, ma pidin nagu vahetama oma töökaaslasega ära, mis tähendas seda, et ma olin 5 päeva järjest tööl ja nagu mitte nagu 9-5 5 päeva järjest tööl, vaid nagu reitsilt pikad päevad ja nagu mitu ööd suht magamata. Täna ma magasin tund aega umbes 12-1 ja eile ma magasin mingi 3 tundi, sest ma läksin ka 5 midagi pidin ärkama, et tööle minna hommikul. Aga mu point oli see, et ma nägin nii palju vaeva, et seda vahetust saada ja seda nädalavahetust vabaks saada ja kui tuli välja, et mu sõbranna, et tal ei ole võimalik seda trippi teha, siis ma ütlesin Ekule kohe, et me peame midagi tegema, sellepärast et nagu ma ei teinud ilma asjata seda vahetust, ja noh, see, et meil on koos vaba aeg ja kuna ma käisin täna nii vara tööl ära, siis põhimõtteliselt täna terve päev oli ka vaba, ja esmaspäeval on mul vaba, ehk siis Eku võttis reede ja esmaspäeva vabaks ja me läheme siis Poola. Kui üldiselt Poola on selline koht, et alati, või noh, me alles ju hiljuti käisime ka suusatamas, ja siis Poola on siuke koht, kus sa sõidad lihtsalt läbi enamasti Varssavis. Alati olen peatunud, kui olen seal käinud mingi, ma ei kujuta ette, aasta aega tagasi või? Ma käisin tegelikult lennukiga ka tööintervjuul Varssavis. Nii et Varssavis ma olen ikka käinud suht palju, aga seal Danskis ma ei ole. Ma ei tea, kuidas G ja D öelda kõrvuti. Kas seda G-d peab üldse hääldama või? Ütle. Võtsime üli lähedal ühel rekka. Aga seal ma ei ole kunagi käinud. Ja siis, kuna on suvi ja seal kõrval peaks olema, lähedal peaks olema siuke koht nagu Sopot, oli või? Jah. Mis on Poola Riviera. Ja siis nagu, kui ma Prantsuse Rivieras olen käinud, siis nüüd käime Poola omas ära. See on a budget trip. Ja tegelikult ei ole lihtsalt, kuna nii vähe päevi on. Ma vaatasin isegi lennupileteid ka erinevatesse kohtadesse, aga praegu, kui sul on nii väike nagu ajaaken, siis ma ei hakka maksma mingi, ma ei tea, 6 sotti, et minna kuskile Lambisesse kohta 2 päevaks. Et kui oleks mingi head piletit saanud, siis ma oleks läinud, aga kuna meil oli täpselt see, et täna saame minna, esmaspäeval peame tagasi tulema, et meil ei olnud nagu mingit seda paindlikkust sellega. Nii et jah, lähme autoga ja põhimõtteliselt selle peale meil kulubki 2 päeva või nagu
üle 12 tunni on sõit, aga kuna me teeme peatusega, siis see on rohkem. Ja see idee tuli ma ütleks mingi 3 päeva tagasi äkki. Ja see tuli sellest tegelikult, et mu kursaõde läks mingi Eurotripile vist. Ja siis ta postitas sealt Sopotist, ma ei tea, kuidas seda isegi hääldatakse, aga ta postitas sealt ja siis ma ütlesin, et omega nii hea idee. Ja siis me otsustasime, et me lähme ka. Ja meil ei ole nagu mitte midagi ette planeeritud, sest et ongi see on täiesti pigem spontaanne trip, meil ei ole isegi ühtegi hüppimist võetud. Kuna praegu näitab 4,5 tundi sõitu, siis sinna Gdanski, siis ma arvatavasti varsti bronin mingi koha ära. Ja esialgne plaan on vist see, et oleme täna õhtul seal, kus me jõuame suht hilja. Ja homme vaatame seal ringi ja siis homme lähme sinna kuurortisse, nii-öelda kuurortisse, ma ei kujuta ette, mis see Poola versioon kuurortisse on. Aga jah, vahet pole Poola või mis iganes, minu meelest uusi kohti on alati mega tore avastada. Eiku, mis sina arvad? Tahaks magada. Jah, Eiku, tegelikult ma pakkusin talle, et ma võin ka sõita. Aga endiselt see pakkumine on jõus. Võib-olla sõidan, aga tõenäoliselt mitte. Vahepeal Eiku ütles, et oleks praegu magama, siis tundus nagu halb idee, siis ma ütlesin, et ma sõidan ise. Ja üldse me pole Eikuga nii ammu kuskil reisil käinud. Ja see ei ole nagu... jah, okei. Jah, isse meil on mingi autoreisi teemad viimasel ajal vist. Et muidu ma olen käinud mingi sõbrannadega või tööga või midagi, aga Eikuga me pole üldse käinud. Ja Eiku närib nätsu. Üks asi tuli veel siiski meelde. Ma panin just täna hommikul üles oma eelmise vlogi, mis oli link siia. Kuna vahepeal ma olin haige see nädal ka mitu päeva, räme kurk valus, räme nohu, paha olla, siis magamata ja nagu tundus vahepeal, et meil ei ole mõtet suruda seda reisi siia, sest et meil on nagunii ainult paar päeva vaba, aga oma eelmises videos ma ütlesin ka ja ma mõtlesin seda, et alati ei saa oodata mingit ideaalset aega, sest Eiku hakkas ka vahepeal mingit, ärme lähme siis mingi teine aeg, kui meil on rohkem aega või mingi mida iganes. Ei, sellepärast, et nagu siis me ei lähegi kunagi või siis tulevad mingid uued ideed ja kui meil praegu on see idee, et lähme sinna Poola või ükskõik kuhu, mis iganes idee meil praegu on, siis me teeme selle praegu ära, mitte ei lükki seda edasi. Vot, nii et mul on hea meel, et me surusime selle läbi. Ja täna ka juba korraks hommikul mõtlesin, kas ma ei lähe, sest Eiku ärkas üles ja ta tõmbas eile trennis oma mingi kaela ära ja siis enda kaela liigutada ja siis ma mõtlesin, oh my god, et kas see saab takistuseks ja siis tulime autosse, siis millegipärast raadio ei töötanud ja siis nagu Eiku oli mingi, tundub nagu, ma ei tea, mingi halb enne, et me ei peaks sinna reisile minema, aga ei, siin ei ole mitte mingit halba ennet, me lähme reisile. Ma olen kõik need päevad, paar päeva tagasi, kui me otsustasime, siis ma olen kogu aeg nimetanud Eikule, et nagu me lähme reisile, sest et nagu reisimine nagu on nagu see üks asi, mis tekitab must nagu nii suurt elevust ja millest ma nagu, mille najal ma elan ja drive'in, öeldakse nii või mis mind drive'ib või mis iganes. Ühesõnaga, et see on küll väike trip, aga võtame seda kui minireisikest. Veel üks asi tuli meelde. Kui veel vähegi aega oleks, siis ma täiega läheks edasi kuskile autoga tripikski mingi Horvaatiasse näiteks või ma ei tea, Prantsusmaale, Itaaliasse. Et see oleks nii tore. Aga praegu võtame maksimumi sellest, mis meil võtta on. Ja Eiku, mis su vibe on, mis sa tahaksid sellelt reisilt saada või mida sa ootad? Ma tahaks lihtsalt olla. Chillida, päikest, baaris istuda, mere ääres olla. Väga siuke chill vibe on meil plaanis. Mis vijutame, te kootad ikka, et me oleme? Või no selles suhtes jah, aga ma oskan midagi. Ilm võiks küll ilus olla, muidu see veits rikub seda vibe. Alguses näitas üliilusat ilma. Ei tundu kahtlaselt vist. See oli mingi
mingi toll. Aga me saime läbi lihtsalt kiiresti. Ja ma tahaks raamatut lugeda, ma tahaks käia mingi kohvikutes, jalutada, ideaalis päevitada ja avastada uusi linnasid siis. See siis on? Tegelikult. Hello! Mingi 12,5 tundi on nüüd möödas või ma ei tea, kui palju me sõitsime. Aga me jõudsime kohale oma ööbimiskohta ja ma teen teile nüüd sellest video ka. Kuna inimestele meeldib, kui räägitakse rahast, siis oota, palju see maksis äkku? 30. Okei, see oli mingi 130 € öö ja parkimine on mega haige. Kuna see on kesklinnas, siis parkimine on mingi 30 € ka või? 24 tundi. Aga ma näitan teile ööbimist nüüd siis. On küll, ma annan selle parooli, kui sa tahad. Kui sa hästi käitsid. Nii. Esiteks vannituba. Ma ei tea, suht siuke basic, ma ütleks. Peegel igal pool. Hei! Kuidas siin tuleb temperatuuri kindlasti kohe regulida? Nii, köök. Ei kavatsi siia süüa teha, aga muidu tore võib-olla kui kaua ma oled. Siis siuke voodi. Aga nagu miks me võtsime selle ööbimise oli see, et siin on see vaade on täpselt siia keskele, nendele ilusatele värvilistele majadele. Piraadilaev läheb ka ära sealt nurgas, kui näete. Ühesõnaga, see on täitselt nii keskel, kui saaks olla. Et ma ei tea. Täitsa tore. Või nagu see vaade ongi see kõige toredam osa sellest. Elu ja melu käib hästi palju inimesi igal pool sügleb ringi. Aga reaalselt täiega ilus. Ilus. Me lähme nüüd jalutame ja mida? Midagi. Ma mõtlesin, et sina tahaks õlut. Oi. Otsime õhtusöögiks kohta. Ma ei tee meiki ega midagi, sest kell on suht palju. Aga esimese õhtu asi pole olnud midagi. Ma teeks ka võib-olla mingi kokteilikese ja mingi söögikese. Vaat nii. Kuidas tunne on ikka, et hõiljub või kõigub pärast seda 12 sõitmist? Mul on täitsa chill. Vaadake, kui ilus! No reaalselt vaadake seda vibesi, nagu Itaalias oleks selle koha põhjal. Nii mõnus! Mega! Seal on mingi katuse terrassiga koht. See on juba vana abielupaar. Olemegi jah. Kommenteeri. Indiga õlle meeldis. Ja tulime nii nunnusse kohta, see mis ma enne näitasin ka. Ja ekku te polnud. Jamm, ma võtsin mingi trühvliga pasta ja see tundub nii hea. Ekku võttis ka pasta. Jamm. Tere hommikust! Kell on 11. Laupäev ja kell on 11:38. Pidime kell 11 tegema siis check-out'i enda sealt Airbnb-st.
ja nüüd me tulime hommikusöögile ja mul on siin üks sõber ka, kes tahab olla kaameras. Ikku ütles ennast üli hea pointi või nagu Obi, ma tulin just sinu öelda, üks asi, mis ma tahan, et sa räägid. Ühesõnaga, kui me tulime välja sealt Airbnb-st, siis kuidas ütlesidki selle kohta, et eile, et Aiku oli mingi, et issand, nii palju turiste on väljas, on ju? Kontingent on muutunud. Et see kontingent on muutunud. Ühesõnaga, Eiku ütles, et issand, nii palju turiste on õues, on ju? Ja siis ta ütles, et tegelikult eile olid ka, aga eile olid need, kes olid mingid joogised, pidulised turistid ja siis täna hommikul on need, kes käivad ekskursioonidel, need turistid, midagi sellist. Ühesõnaga, et turiste on olnud mõlemal päeval palju, aga erinevat tüüpi turistid. Nüüd me tellisime süüa, siis ma näitan teile, mis me sööme ja siis ma tahaks raamatupoes käia, ma tahan mingi need Emily Henry raamatud lugeda, sugust midagi suvist. Tahaks seda leida ja siis meil on selline, kuidas öelda, tava, mis sõna see on? Et me ostame alati magnetti. Et me ostame alati magnetti. See sõna on traditsioon. Okei, meil on selline traditsioon, et iga kord, kui me kuskil käime, mina viin, või tegelikult see on minu pere traditsioon ja nüüd Eiku võttis selle natuke üle, on see, et ma ostan alati oma perele ja kui mu pere käib, siis nad ostavad ka mingi selle magneti sellest linnast või riigist, kus nad käivad ja siis mu vanemate juures on see külmkapp on erinevate riikide ja linnade magneteid täis. See on nagu tore vaadata ja mäletada, kus me oleme käinud ja Eiku nüüd võiks Ahvis selle üle või on ka viimasel ajal oma vanematele siis viinud neid magneteid. Võt. Võtsi kohvi, mahla ja Eiku ajas kohvi ümber. Thought it'd be golden, crossing the line and don't look back. Think I was broken, I needed some time to clear my head. 'Cause I've made all the mistakes and I've dealt with the heartbreaks, but I think that I found my way. Nii, see on see raamatupood, mida soovitas meile ettekandja, siin on hea valik. Tundub nii väike see raamatupood. Nothing's ever really broken, I won't let you go, 'cause I'm finding my way right back to you. Nii, nüüd me oleme järgmises kohvikus. Võite 3 korda arvata, mis ma võtsin, sest see on nii unikaalne ja ebatavaline minu pool jääkohvi. Aga siin kõrval oli see raamatupood, kuhu soovitas see ettekandja mul minna, et vaadata ingliskeelseid raamatuid. Aga siin ei olnud üldse sellised tänapäevaseid, no kui ma tahan seda Emily Henry raamatuid vaata, et midagi sellist siin ei olnud, siin olid mingid sellised väga-väga vanaaegsed klassikalised ingliskeelsed raamatud. Ja nüüd me lähme vaatama ühte raamatupoodi veel ja kui sealt ka ei leia, siis ma jään ilma raamatuta. Mul on üks raamat tegelikult kaasas, aga ma just tahaks täiega midagi sugust nagu suvist ja kerget lugemist. Et loodan, me leiame sealt ühes raamatupoestis selle. Nüüd me raamatupoodi otsime, aga siin kaubanduskeskuses on Oisho, mis on mega tore pood nagu mingi spordiriiete ja värkide jaoks. Nii, okei, siin on tunduvalt rohkem ingliskeelseid raamatuid. Aga seda Emily Henry oma siin ei ole, mida ma tahtsin, aga siin on näiteks juuke. Ma tahtsin neid, aga äkki need on siis nii vanad, et siin ei müüda. Või saad nüüd otsustada, kas see või see raamat.
hakkasime liikuma nüüd sinna Sopoti poole. Kuidas sulle meeldis Dansk? Mulle väga meeldis. Mis sulle meeldis? Kohvikud, arhitektuur, see vana inimesed. Mulle ei meeldi inimesed eriti. See oli viga. Ma ei tea, pole nii, ei nagu keegi ei olnud ebaviisakas ega ebameeldiv, aga lihtsalt mulle meeldivad rohkem need siuksed lõunamaa inimesed, kes on ülevoolavad, sõbralikud ja armsad ja soojad. See on my type of people. Aga kui ma küsisin kellegilt ise midagi, siis nagu selles mõttes nad olid sõbralikud, üks andis mulle selle raamatupoe, teine andis mulle teise raamatupoe. Et kui midagi küsida, siis nad olid nagu sõbralikud. Mulle meenutas veits Prahat see linn. Ja ma mõtlesin seda kõik eile, et aeg on nii huvitav asi, siis ma olen nagu mingi väga filosoofiline praegu, aga see on nagu nii crazy, et sa lihtsalt nagu istud autosse ja siis 12 tunniga oled nagu täiesti teises riigis, täiesti teises keskkonnas. Ja 12 tunniga lennukiga sa saad minna vapsi ja lennata teisele poole maakera. Et alla sa saad lennata mingi Taisse 12 tunniga põhimõtteliselt. Et jah, äge. Ja nüüd me siis lähme Sopotisse. Ma hakkan kohe meile vaatama ööbimist. Me mõtlesime, et me võtame esialgu 9 ööks ööbimise ja vaatame, kuidas seal on see olemine. Et kui mulle ei meeldi, siis me saame tulla homme tagasi siia. Ja ma ei tea, kui muidu räägitakse, et Poola on mingi üliodav, siis me küll siiamaani pole aru saanud. No muidugi me käisime mingi vanalinna kõige nagu keskemal kohtades söömas ja värki, aga ma ei tea, nende põhjal küll ja poodides veits vaatasime nendes tavalistes poodides nagu Eestis, kui käis mingi Nike poes ja kus veel mingi spordipoes. Ja ühesõnaga, kõik hinnad tunduvad nagu minu meelest suht samas auku, mis Eestis ja ööbimised pole ka üldse odavad. Nagu ma vaatan 9 ööks praegu seal Sopotis ja alla 2 sotti väga ei leia midagi 9 ööks. Nii et see ei ole nagu odav ja need on nagu ilma hommikusöögita mingi korterid. Siin on ilmselgelt turistikes ja ma arvan, et suvel ma eeldaks, et nad tõstavadki hinnad ülesse. Sest siin on nii palju turiste, et see on crazy. Ja Eiku ei olnud nõus võtma ööbimist, mis on üle 2 sotti, nii me võtsime selle praegu 9 ööks, mis on 160 €. Oled rahul selle raha kvaliteedi üle? Ma ei tea, Ma ei ole impressed, võib-olla homme, kui ma peale käin palju, siis võtame mõne kallima. Või nagu see on okei, aga ma ei tea, 160 € sellise eest. Aga it's okei. Üks asi, mis ma tahtsin öelda selle ööbimise kohta oli see, et siin oli tegelikult mega head review'd. Mingi 700 ja hinnang oli alla mingi 9,6 või midagi siukest bookingus. Nii et selle pärast ma ka olin nõus siia tulema, et hinnangute põhjal see tundus nagu väga hea. Nüüd ilmne mererde vaatama, on ju. Aga see on kõige nuinum Costa Cafe, mis ma kunagi oma elus olen näinud. Väga numps ja siis siin tuleb üks teine armas koht. Ma näitan, kus me lähme võib-olla istuma. Ühesõnaga, siin on ka üks nuinu koht, kus saab mingi kokteile ja värke. Ja me valime nende vahel, kuhu minna. Taevas on suht kurjakuulutav. Eiku esimene mulje on see, et ütlen, et see on Pärnu vibe. Veits võib-olla. jah, mina ütlen. Seda laua peal on nagu see maleruut või mis iganes. Siis mingid vanemad mehed mängivad seda siin. Nii aga. Nii ja nüüd on ju. Eile me käisime seal Danskis sööma siukses kohas nagu Sempre. Ja ühesõnaga see toit oli nagu siuke lambi. Aga see koht nägi mega armas välja, on ju siuke täiega Itaalia vibes. Ja siis kohe, kui me siia linna sõitsime sisse, siis esimene toidukoht, mis ma märkasin, oli ka üks mega armas Itaalia koht, on ju. No, Itaalia lipp ka seal. Ühesõnaga, see oli mega nunnu Itaalia koht ja siis ma avastasin, et see on täpselt see sama keti jama, mis see, kus me eile käisime.
nüüd ongi dilemma, sest et nagu ma ei taha käia ainult samades söögikohtades, on ju, eriti kui see söök ei olnud nagu mingi ülihea. Aga see näeb siin veel nagu 10 korda ilusam välja, kui see nägi eile sealt Danskis. Nii et tundub, et see kett nagu näeb palju vaeva enda nende sellega, et nende kohad näevad üliilusad ja siuksed tõesti annavad seda Itaalia vibe'i. Ja nüüd ma räägin teile, miks me tulime siia sööma. See on üle tee sellest esteetiliselt ilusast Itaalia kohast, on ju. Ja põhjus, miks me tulime siia sööma, on see, et eile me saime nagu lampitoitu, hommikul meie toit oli lamp. Ja nüüd me tegime seda, et me panime TripAdvisorisse, mis on kõige paremad söögikohad Sopotis. Ja siis see Tai söögikoht oli üks kõige parema kõrgema reitinguga. Ja kuigi see ei ole mingi ilus restoran, fancy, on ju, siis me mõtlesime, et me tahaks lihtsalt vahelduseks midagi päriselt head süüa. Ja me tulime siia, täna sööme siin ja homme loodetavasti lähme ühe ilusa vaatega restorani sööma. Ja me mõtlesime, sööme praegu täis, kell on 7 ja siis läheme vahetame kodus riidud ära ja siis lähme teeme õhtul kokteili kuskil rannabaaris näiteks. Me mõlemad võtsime need paataid krevettidega, tundub mega hea. Essa tampsud on võetud. Mega hea. Siuke tunne, nagu oleks tagasi Tais. Me tulime nüüd tuppa korraks, et riided ära vahetada ja ennast õhtuks valmis panna. Ma tegin lokke selliste tangidega ja siis mingi siuke reaalselt mingi 15 minuti meik, natuke panin meiki juurde ja reaalselt ma tunnen ennast nagu mingi 100 korda paremini. Ühesõnaga siuke pikk pruun kleit ilma nende kästeta ja lokid ja siuke soeng. Ja reaalselt ma tunnen ennast nii hästi. Ja siis ma mõtlesin ka, et nagu tavaliselt, kui sõbrannadega käid reisil või õhtul väljas söömas või kokteilitamas, siis sõbrannadega on alati see sättimise aeg, on ju, kus te lööte ennast lille, teete ennast ilusaks õhtuks, on ju. Aga Ekuga ma terve see trip olen olnud nagu mingi täis grill või nagu, okei, niimoodi on kole öelda, aga Ekuga terve see reis ma pole meiki kordagi kandnud, on ju. See võttis nii vähe aega ja ma tunnen ennast nagu mingi 100 korda ilusama ja paremini, nii et thought it'd be golden, crossing the line and don't look back. Think I was broken, I needed some time to clear my head, 'cause Oikeet nii palav, haige. Tee õige. Tee nagu äge, kus me brace'ime. Võta. Eku muku. Tundub nagu Poola sulle see koht siin, või? See koht mitte. Thought it'd be golden. Meie ette tulid siia mingi reaalselt, ma ei tea, 10 või ma ei tea, pilt ilusad Rootsi tüdrukud. See on lihtsalt haige, kuidas Rootsis on nagu mingi iga teine inimene tundub
Issand, mingi pilt ilus. Kui ma Rootsis elaks, siis mul oleks küll mingid enesekindlusprobleemid, ma arvan, kui kõik pilt ilusad. Nii, me oleme nüüd olnud rannas mõnusalt mitu tundi ja nüüd teeme siin rannapaaris lõuna. Praegu on küll siuke tunne, nagu oleks kuskil soojal maal. Täna on ilm mega mõnnareased. Nii, viimane õhtu ja tulime oma viimasesse ööbimisse. Teen vannitoast kõigepealt, sest Eiko tahab minna pesema. Vannid juba tšukke. Täitsa normaalne. Ja siis voodi ja siis mingisugune ebamäärane ruum seal nurgas. Me valisime sellepärast, et see on ülihea asukohaga. No, rända on sealt mingi 1 minut jalutada, nii et ülihea asukohaga. Nii, ma sättisin ennast valmis nüüd väljaminekuks. Me lähme siis täna ühte ilusa vaatega ilusasse restosse, kus ma eile võib-olla panin klippe, aga ma käisin sealt eile läbi. Ja ma tegin siis samasuguse looki nagu eile, sest ma tundsin ennast eile mega hästi niimoodi. Ja Eku juba läks sinna ja see koht on 1 minuti kaugusel, selles mõttes ma räägingi, et see hotelli asukoht on mega hea. Ja see resto on nagu mere ääres. Ja vahepeal, kui me tulime siia jõudsime, siis tuli räme väss peale, nagu see ongi see, kui sa oled päev läbi rannas päevitanud, siis see kuidagi mingi väsimus tuleb sisse. Võt. Nii, ma valisin eile selle koha välja, on ju. Ja see on mega ilus. Terviseks. Aga kuna õues on mega tuuline, siis nad ütlesid, et õues ei saa istuda ja siis võid see nagu poik kadus ära, sest ma tahtsin just istuda õues merevaatega. Me istume sees, aga ma näitan korra õues seda. Nagu õues istuda mingi nendes lauaotades, see oleks mega ilus. Aga nüüd siin me istume. Ega terviseks. See ei ole sinu oma. Võtsin klaasi valget väini hakkida kasanekku. Tüüp on nii vihane ja tüüp on nii punane tänasest päevast. Vau, siin tuleb eriti punane. Tüüpid käe, võib-olla mulle meeldis üks pruu rohkem. Miks? 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 Kuidagi meeldis. Nii põhimõtteliselt ma näitan, rand on siis siin, on ju, meri ja meie hotell on siin. Ehk siis nagu tõesti nagu mega lähedal. Nii et praegu näiteks meil käisime seal restos söömas ja tahtsin korra läbi käia toast, et midagi soojamat selga panna ja siis reaalselt mingi 1 minut ja ma olen siin kohal, et see on mugav. Väike reality check. Mul oli kaasas nahktaki on ju väljaminekuks ja nagu see kleit oli mega ilus ja kõik see, aga ma kuidagi üldse ei vaibinud seda praegu, kui inimesed esiteks ebamugavaliselt see kleit oli ümber on ju, siis mingid inimesed passisid, mul oli ebamugav ja ma tundsin, et ma tahaks lihtsalt tunda ennast mõnusalt ja kui mul oleks, ma oleks mingid dressid selga. Aga kuna mul pole kaasas, siis ma võtsin reaalselt Eku valge pusa, mis on mõnus ja siuke soe ja lohvakas ja panen selle selga, selle ilusa kleidi peale, et siis all on kleit ja üleval on see pusa. Ja siis mul tossud räigelt hõõrusid, sest et hommikul mul ei olnud jooksutosse kaasas ja ma käisin jooksmas nende samade tossudega, mis on tegelikult mul niisama kõndimiseks mõeldud ja mul hõõrusid need jalad täiega katki. Muidu mul on minikontsert ka kaasas, aga neid hõõrusid üks teine päev mu jalad ära, ehk siis praegu ma panin plätud jalga selle suure pusa peale ja let's go nagu. Ja see ilus kind of fancy restoran ka, me kuidagi Ekuga üldse ei vaibinud seda täna. Tegelikult me panime eile laua kinni, siis Eku läks sinna, siis nad ütlesid, et neil pole sellist reserveeringut, on ju. Siis me tahtsime õues istuda, siis nad ütlesid, et ei, ainult sees saab istuda. Ja siis nüüd, kui me lõpetasime, siis nägime, et kõik teised istuvad õue. Ehk siis nagu, ma ei tea, see ei ole kuidagi üldse vibe praegu, nagu see oli nii vaikne ja nagu siuke, ma ei tea, vahest lihtsalt see ülemäära fancy
täna nagu see ei ole see vibe, mis ma tahan lihtsalt olla kuidagi mõnusalt ja nüüd me lähme kuskile lihtsamasse kohta istuma ja ma ei tea, teeme mingi joogi ja lihtsalt tunneme ennast mõnusalt, sest et nagu jah, tore on ennast nagu lilla lüüa ja käia restoranides, aga nagu ma ei tea, ma tunnen ennast nii palju mõnusamalt praegu niimoodi siin selle Eku-pusaga. Ja reaalselt see on nii haige üldse, nagu mul on 100 korda rohkem riided kui Eku, nagu tõesti Eku-kapis valik on nagu nii minimaalne, kui üldse saab olla, onju. Ja ma alati eelistan kanda tema riideid. Ma võtan kodus kogu aeg tema kapi poolelt endale riideid, mida kanda ja isegi siin praegu et mul on endal mingid ilusad riided kaasas ja see nagu otseselt ei sobi isegi mu outfitiga, aga ma tunnen ennast lihtsalt niimoodi praegu palju paremini. Nii et let's go, kohe mõnusam olla. Eku ei jaksa mind ära oodata, siis tuli ka siia, onju. Ja Ekul on ka reaalselt. Ma rääkisin just, et mul on jalanud katki olnud, Ekul on ka jalanud mingi täiesti jooksevad verd läbi. Siis Eku ütles, et tal on mingi pükste peal, ajas mingi massali ütel. Ja ma ajas mingi tomatikreid. Me oleme nagu mingid rokkased ja ma ei tea, mingid täiesti omadega kuidagi toitused. Tegelikult on asi ikkagi selles, et elu näitab, et ei ole mõtet kõndida 2 päeva ääres 20 000 sammu. Sõida autoga, liigu rattaga. No ma ei saa ikkagi valiks auto. Ärge kõndigi jumala eest. Ärge jumala eest kõndigi. Nagu näha, siis meil oleme haavatud sellest liigsest kõndimisest. Ei ole mõtet liigselt samme teha. Kulutab tossu ja kulutab jalga. Oot, nagu okei. Reaalselt ma jääks siia hotelli ja läheks enam kuskile välja, aga kuna meil on viimane päev, siis tõesti me peame lihtsalt minema ja nautima ja teeme mingit drinksi ja värki. Maksab nii. Minu kord on maksta, nii et sellepärast me juba ka ei pääse sellest. Me olime, ärme lähe! Ekko mingi, sinu kord on maksta, me läheme kindlasti. Nii et Ekko tegi head pulli. Palun, räägi! Sa oled vahepeal nii naljakas, aga sa üldse loogis. Palun sind. Ühesõnaga, ma rääkisin teile ka enne, meil see tänase fancy resto vibe, see üldse ei läinud peale, on ju. Ekko ütles praegu, et talle ka ei läinud. Ja siis nagu ta rüüpas oma veini seal, on ju. Rääkisin edasi. Ei, no mõtlesin, tooge, pange see kuradi kann mulle lauale, üks pool liitrit õlut ja... Nad arvavad lihtsalt lihtsad inimesed. Mul on ei ole palju vaja. Ikkagi nagu Järvakandist, et nagu, mul ei ole nagu väga kõrged standardid. Välja arvatud naistega. Väga kõrged standardid, nagu ma näha. Aga jah, ühesõnaga, et vahest on väga tore see fancy life. Aga täna Eku läheb, võtab ühe pindis või? Ma teen kindlasti ühe pindi. Pindi? Ma ei tea, mis see tähendab. Pint. Nagu kogus või? Jah. Okei. Siin ei ole üldse ilus praetusegi. Mida sa filmid täpsemalt? Jätan heli peale. Saate aru, see Starbucks on ranna ääres, on lihtsalt kõige geniaalsem leiutis, mis siia on tehtud. Nagu see kaamera nurk nii halvem praegu ikkagi. See on reaalselt seal Starbucksis oli täna ka terve päev mingi järts lihtsalt. Ilus, aga siin on eesel naine kõrval, kes on nagu nii-öelda nagu naturaalselt nii ilus ja ei peagi midagi tegema. Sa räägid ebavõrdsusest. Sina rääkisid ebavõrdsusest, kas on ilus? Väga peenistab põlkastaks. Mõtlen, et siis... Kuidas see ei ole ilus siin sinu meelest? Sa oled mind vaata. Mind ka. Eku see häirib, kui mehed mind vaatavad. Siis üks naine vaatas tema poole nüüd. Ta on nii õnnelik. Nii tore, et sind on ka märgatud. Mitte lihtsalt naine. Ma ei näinud teda. Ma ei vaadanud teda. Ma vaatasin päikeseloojangut. Kuidas oli ilus või? Eku, sa oled nii naljakas, aga sa ei näita seda, kuidas Balkani isad teevad pilti. Palun! Vaadake, kui freaking ilus. Praegu mul on küll siuke tunne, nagu ma kuskil lõunamaal, mitte Poolas reaalselt. Ega... Kuidas Balkani isad teevad pilti? Ütle, kuidas ütlesid, et seisavad mingi puu küll. Eku, you're funny! Show that! Elan päris elu ka, nii. Vaadake nüüd.
Eikule ilmselgelt ei meeldi, et ma vlogin, nii et oh my god, aga mega ilus. Tere hommikust! Kell on 9 ja on esmaspäev ja me hakkasime sõitma nüüd Sopotist tagasi Tallinna poole ja meil on siis, näitab praegu minna 12 tundi ja peaaegu 1100 kilomeetrit. Kokku me siis olime, reedel alustasime hommikul vara ja koju jõuame esmaspäeva õhtul hilja, ehk siis reedel on 4 pikka täispäeva. Kas kõigepealt rääkida positiivsetest või negatiivsetest? Ja alustame negatiivsetest ja siis lähme positiivse juurde. Negatiivsed asjad siis olid need, et no veits andis tunda ikkagi, et hotellid ja siuke, tegelikult üleüldse igal pool veits seda ikkagi siukest, ma ei tea, kas saab öelda nõukaaegne või? Et kui sa oled harjunud, esiteks elad Eestis või oled reisinud Skandinaavias või sulle meeldivad siukse Skandinaavia stiilis ööbimiskohad või üldse linnad, siis nagu Poola on ikka veits siuke maha jäänud selles mõttes. Siis negatiivne oli see, et nagu reaalselt need hinnad, nagu me poleks never arvanud, et Poola, mis tundub nii mega odav koht, et nii kallis oli. Ma usun, et tegelikult Poolas, kui sa lähed kuskile mujale, mis ei ole ilmselgelt see piirkond, kus me olimegi, nende see hooaeg on mega lühike, ongi ja arvatavasti ainult suvel seal käib nii palju turisti, siis lähevadki hinnad mega lakke. Et ma usun, et mujal Poolas ei ole nii kallis või meil seal eilses hotellis see mees ütles ka, et tegelikult mujal ei ole nii kallis, aga et sellel perioodil selles piirkonnas ongi kallis ja nagu odavamalt oleks kindlasti saanud niimoodi, et esiteks meie tahtsime, et meie ööbimiskohad oleks nagu võimalikult keskel, nagu siis kas mere ääres või siis nagu sellele tänavale lähedal on ju, et me saaks nagu ühesõnaga, et me oleks selle melu ja elu keskel, aga kui sa võtad ööbimise kuskil eemal, siis saab kindlasti odavamalt. Teiseks nädalavahetused tundusid, et olid Hiina poolest palju kallimad kui nädala sees, et kui sul on võimalus minna nädala sees, siis on odavam, on ju. Siis mis veel negatiivsest? Kohati ikka oli see, et nagu unustasid ära, et sa oled Poolas nagu eile seal rannas, näiteks kui me olime ilm oli ilus, siis need nagu mingid rannapaarid ja asjad olid jumala ilusad. Et nendel hetkedel täiega unustasid ära, et sa oled Poolas või vahepeal kuskil restoranis läks täiesti meelest ära, et oli nagu ilusad kohti. Headest asjadest. Esiteks ma olen alati üliõnelik, kui ma saan uusi kohti avastada, on ju. Teiseks ma olen mul on hea meel, et me valisime nii ebatraditsioonilise. On see sõna või? Et me valisime nii ebatavapärase koha endale. Me tulime niimoodi Poola. Siis tegelikult eile oli ikkagi täiega, kui seal rannas olime, siis oli ikka siuke puhkuse vibe ka. Ja oligi nagu see, et me saime kombineerida poolenisti siis seda linnapuhkust ja siis poolenisti siukest rannapuhkust. Ühesõnaga, me oleme mega rahul, et me läksime ja ma arvan, ma ei vlogi ka rohkem. Et siis aitäh, et sa vaatasid seda videot. Ma loodan, et sa said mingeid ideid siit. Kui mitte minna Poola, siis lihtsalt see, et kui sul on vabad päevad, siis kasutada seda aega ja teha siukseid spontaanseid asju ka. Et Eestis on ka mega palju lahendaid kohti, kuhu minna. Ma mõtlengi, me rääkisime ikkagi, et okei, et oletame, et me ei oleks siia tulnud, siis me oleks selle nädalavahetuse lihtsalt nagu alla arvas, et oleks reedel välja läinud ja siis me oleks mingi niisama chillinud selle aja maha, on ju. Aga et nüüd meil on siukse kogemuse võrra rikkamad. Aitäh, et sa vaatasid ja